Kui sa enne rääkisid juhtimisest, ütlesid, et väga oluline on see, et oleks õiged inimesed. Et kas on veel mingid printsiibid, kui sa mõtled oma rolli juhina või juhtimist kui sellist, et mis see juhtimine sinu jaoks on? Oluline on see, et kuna elutempo on kogu aeg hästi kiire, siis sellist aega, kus nagu saab lõdvaks lasta ja nautida, et kui vinge asja ma olen üles ehitanud, seda aega väga palju ei ole. Et loomulikult iga inimene peab aastas soovitavalt vähemalt 28 kalendripäeva puhkama, see selleks. Aga kogu aeg tuleb nagu mõelda selle peale, mis nagu järgmine samm on. Et kui on nagu siht paika pandud ja siht on paika pandud näiteks 3 aastaks ja vahepeal turusituatsioon muutub, siis tuleb olla paindlik ja võib-olla kui tuleb takistus ette, et siis tuleb sellest kas ülevalt, alt või kõrvalt ringi minna, mitte nagu peaga vastu seina joosta. Oma su vastusest loen, et see juhtimine pigem on siis niisugune äriline mõtteviis, ärivedamine, et see ei ole nii palju inimeste kantseldamine, nagu käe hoidmine ja nende poputamine ja utsitamine. Microsoftis töötavad inimesed, kes on suhteliselt iseseisvad. Et selle töökoormuse juures meil seda aega, et me saaksime väga palju kätt hoida. Jah, alguses küll, et saaks nagu ree peale õpiks ära 3-tähelised lühendid esimesed paar kuud, aga pärast seda inimesed ikkagi on suht iseseisvad. Loomulikult on meil korra kuus vestlused, kuidas läheb ja millist abi kolleegid saavad anda ja millised on tulemused. See on nagu loomulik. Iga kuu on arenguvestlus? Ei, mitte arenguvestlus, vaid vaadatakse üle tulemused. Vaatame nagu tulemused üle, et arenguvestlusi meil on 2 korda aastas, et üks on selline karjääri planeerimise vestlus ja teine on siis aastatulemuste ülevaatamine. Aga ilmselgelt nagu ma usun seda, et juht peaks oma otseste alluvatega korra kuus kindlasti vaatama üle need operatiivsed suunad, et kus suunas me jookseme ja kas see tempo, millega me jookseme, nagu vastab. Kas siit kumab läbi, et kuhu tegelikult need juhtimisfunktsioonid paljusti tulevikus ka koonduvad? On ju selge, et Microsoft on natuke samm tüüpilist firmast eespool. Süsteemid on läbipaistvad, inimesed on õiged, nad on tehniliselt ja ütleme, äriliselt kompetentsed. Et siis juhi roll ongi rohkem ärisuundade ütleme, valimine, määratlemine, arendamine, eks ju, mitte nii palju ei ole see niisugune pehmete poolte või siukeste, kui natuke lihtsustades, 50 aastat tagasi oli äri nii aeglane, et juhi põhiroll oligi see, et ta lihtsalt jagas käske ja korraldusi. Tänases päevas on see, et tõenäoliselt inimesed seda nii palju ei eelda, nad ilmselgelt saavad aru, mis tuleb teha ja edukad organisatsioonid on need, kus juhid tegelikult ei olegi klassikaliselt juhid, vaid nad pigem on nagu tublid eestöötajad. No eks ta mingi eestvedamise roll enamuses on, kusjuures meie puhul, kui sa rääkisid käskudest ja suundadest ja muudest asjadest, siis me ei maksa ära unustada, et meil on tegemist ikkagi maatriksorganisatsiooniga, kus inimesel võib olla mitu juhti, et üks on nii-öelda see vahetu juht, aga siis on, sul võib olla väga vabalt 2 või 3 sõltuvalt rollist sellist juhti või partnerit, kellega sa nagu iga päev koostööd teed. Et päris palju suundasid tuleb ja abi tuleb nagu sealt poolt. Pehmete väärtuste koha pealt juht ei tohi kunagi ära unustada 2 asja, et inimesed vajavad tunnustust, kui nad midagi teevad ja kui nad midagi hästi teevad, siis ilmselgelt see on nagu koht, mida ei tohi ära unustada. Ja teine pool on, et ega siis elu ei ole ainult töötamine ja ma olen alati öelnud, et selle töö kõrval peab ikkagi tore olema. Ja kui nagu läheb hästi, siis on nagu põhjust seda tähistada. Kui võib-olla nii hästi ei lähe, siis tasub koos istuda ja mõelda, miks meil nii hästi ei lähe. Ja see tiimitunnetus on hästi oluline ja see omavaheline usaldus. Et selle saavutamine võtab aega, et ma selle esimese bussijuhi näite juurde tagasi tulen, siis üks inimene seal bussis võib nagu kogu õhkkonna ära rikkuda ja juhi ülesanne on vaadata, et sellist asja ei juhtuks.